не согласны. Несмотря на возможные санкции, пытаются это показывать. Точно. Это можно вряд ли назваться полную. Зачем? Это был... Это Фоми, нет. Знакомое, конечно, лицо. А вот художнику Нейне Лялю, которого под стенами Нарвского замка задержала эстонская полиция за это фото, больше 60 лет. Он, кстати, еще в 22 году протестовал против антирусских и антироссийских действий эстонских властей, имея в виду, что если так пойдет, то Эстония станет полем боя. Говорят, это запрещали, есть люди, которые с этим не согласны. Чего никак нельзя сказать о нынешних таллинских властителях, скандалов-блюстителях. На неделе по медийным ресурсам прошел пока еще не 9-й, но уж 7-й вал точно, когда начали лихорадочно обсуждать брожение в столичной властной коалиции. Продержится ли она до предстоящих местных выборов? Об этом чуть позже, а сначала об удивительном совпадении по времени нескольких материалов в прессе. У меня сложилось такое впечатление, что владельцу Дельфи Эйсти Päiväleht совсем не нравится нынешняя городская власть. Чем иначе объяснить появление сначала в этой самой Päiväleht большой заметки про то, как мэр-заместитель, между прочим, председателя социал-демократической партии Осиновский таскал по коридорам городской управы собачку, и автор заметки утверждал, что это было не что иное, как рекламный трюк перед выборами. Täpsemalt isegi prognoositud 5,... Omavalitsused see kaasa rääkida, et linnapea abid, ja kuidas Tallinna võimukeskusena saab tulevikus kaasa rääkida, et ka laiemalt Eesti asjades, sest üldiselt meil Eesti riik ei ole selline riik, et iga linn on autonoomne üksus, selles mõttes poliitilises mõttes vähemalt, et Eesti elu määrab teatud seltskond inimesi, kes on meil seal Toompeal, siin Tallinnas künka otsas, nemad seal oma kabinettides otsustavad, vaata, et kuidas siis saab nagu olema Eesti elu ja nii. Aga kui kohalikud omavalitsused ei saa nagu kaasa mõelda või kaasa otsustada, et mis siin saab olema valdades ja maakonniti ja kõik sõltub justkui valitsuse nii-öelda kehtestatud diktatuurist või mingist poliitilisest vektorist.
No tere, Peeter. tere, Sandra Sirge. Et head nelipühi sulle. Jaa, Peeter, ma tean küll, ma olen väga hästi kursis, et nelipühilased tähistavad täna nelipühi, püha vaimu väljavalamist ja nii edasi, nii edasi. Kuule, aga ole hea, astu sisse ja valan sulle kohvi ja vaatame, mis edasi saab. Ja aitäh sulle, Sandra Sirge. Et tead, Monika jäi tuppa, et ütles, et oli väga pikk reis, noh, vaata, galaktikate vaheline reis ja noh, vajab veidi puhkust. Ja siis ta tuleb ka alla, vaata. Et vala mulle palun piima juurde natukene kohvile. Et tead, meil planeedil ei olegi kohvi. Meil on seal üks mineraalvesi, mida me peame vahetevahel kasutama selleks, et oma tervist hoida, tead. Aga muidu meil sellist, vaata, nagu ma eilegi rääkisin, et meie ei söö ega joo, tähendab, noh, kohvi või piima et meie planeet on nii isemoodi, tead. Ma nüüd isegi natukene kahetsen, et ma ei ole võtnud ühtegi fotot, vaata, minu koduplaneedist. Et siis sa saaksid näha ka, et milline see on, tead. Aga noh, üks järgmine kord siis võtan kaasa, eks. Ja jumal küll, mina ei tea, kas see nüüd piimaga kohvi võtab mul kõhu lahti. Ma hakkasin nüüd mõtlema selle peale. Et ega sul mingit mineraalvett ei ole pakkuda. Ma võtaks seda pigem. Ja. Arusaadav, Peeter. Jah, mul on siin üks värska mineraalvesi. Ma kasutan peamiselt eestimaist mineraalvett. Prantsusmaalt ja teab mis kurat Itaaliast või teab mis iganes allikatest ma enam ei tarbi mineraalvett. Lihtsalt boikoteerin nagu nende mineraalvett ja muud sellist asja. Noh, just selle poliitilise maastiku tõttu. Aga mida ma olen alati tänuga vastu võtnud ja olen ostnud alati, see on nagu Gruusia või Armeenia nagu mineraalvesi, nagu see Boržomi on ju. Et noh, mul on lihtsalt vahetevahel tead selline tunne, et ka see värska mineraalvesi ei ole nüüd kuigi puhta kvaliteediga, kuna vaata meil seal, noh, Lõuna-Eestis on sellised probleemid, noh, tead, tankid ja muud sellised asjad, vaata, et noh, kuhu nad ikka oma diislid sinna nagu alla valavad, vaata, ikka põhjavettesse, ega ma ei usu, et nad seal utiliseerivad neid oma tankikütuseid ja muid asju, õlisid ja muid vetelikke, eks ole, õigetesse anumatesse ja utiliseerivad seda nagu euronormide kohaselt. Nii et selles mõttes ma natukene ka sellele mõeldes eelistan nüüd kasutada pigem Boržomit ehk kuskilt mägede allikatest võetud vett. Ja seda ma soovitan ka teistele inimestele, kes siin heauskselt kasutavad seda värska vett või tea mis Saaremaa vett. No võib-olla see Saaremaa vesi on ka selline enam-vähem puhas veel, sest noh, arvatavasti seal tanke ja sellist ka majaad ei ole, aga no arvatavasti seal igast neid NATO lennukid ja muud kaitseliitlaste baase ka üksjagu, noh, kaasa arvatud ka tehnika. Ma ei tea, ma hetkel kasutaks mineraalveena pigem seda Boržomit otse mägedest, tead, pärit vett. Et tuleb nagu tervist ju ka hoida, eks ju, Peeter. Noh, sina ei ole arst, vaata, Monika on arst, sina oled nagu kosmoseuurija, aga no sa oled ju
tark vend ja selles mõttes noh, mõistad, millest ma räägin kindlasti. Tule, istume veidi siin, mul on siin noh, hiline hommik veel, noh, tähendab, vaata, aeg on juba noh, tugevalt üle keskpäeva, aga noh, tead, mul on ajakava niivõrd noh, nihkes, et ega ma vahest noh, unustan ennast söömata, tead, õhtul tuleb meelde, et kõht koriseb, et saaks midagi süüa, tead. Et ma püüan tead hetkel mingitki päevakava nii-öelda tasakaalustada, sest noh, nagu ma eilegi rääkisin, et noh, mitmed inimesed on nagu häiritud sellest, mis siin ümberringi toimub ja et see ei ole mingi kauge Ukraina madin või mingi Prantsusmaa presidendi korraldatud kamarilla, et noh, need asjad nagu ulatuvad ka siia Eestisse ja häirivad väga tugevalt ja nagu kohalike elanike psüühikat ja nagu elukorraldust tervikuna. Et ja, tead, ma nüüd siin vaatan internetis, tead, noh, enam-vähem selliseid värskemaid uudiseid, aga noh, minu peamine uudisteportaal on nagu ikka palju aastaid juba Facebook. Et tule siia arvuti taha ja vaata, mida ma siin nagu uurin. Et uurisin, et siin on üks noh, üks kohalik vend, usklik vend, õnnitles siin inimesi ka nelipühi puhul, vaata, et Neeme on siin selline noh, üks mõistlikumaid inimesi ka Eestis, et mina tunnen teda üldiselt kunstnikuna juba palju aastaid, noh, kuna ma ise ka natukene vaata kunstiga noh, tegelesin varasemalt ja no püüan jätkuvalt midagi noh, visandada või nii. Aga no viimastel aastatel noh, seda on nagu aina vähemaks jäänud, sest noh, äravest on nii palju ja nagu rahutust ja nagu mõte kaob ära, nagu kogu selle juures nagu mõte kaob ära. Et milleks luua, kui kõik hävib või kõike hävitatakse nagu noh, kellegi teise poolt, kellel ei ole minu loominguga mitte mingit pistmist, aga noh, see hoolimatuse nii-öelda noh, nagu see suhtumine ja muud sellised asjad, ühesõnaga noh, sa ju mõistad mind väga hästi. Noh, ma vähemalt tahan uskuda, et sina nagu tulnuk isendina siiski mõistad ka inimpsühholoogiat ja inimpsüühikat. Et eile ju rääkisid ka, et teie planeedi elanikud on uurinud planeedi Maa nii-öelda arengulugu nagu päris algusest peale. Ja noh, arvatavasti sa noh, mõistad ka mind kui inimest. Et tead, ma nüüd vaatangi, et saaks tänaseks päevaks ka mõned uudised noh, kätte. Et vaata, mina Postimehest nagu sellist muidugi paberkujul hea meelega alati lehitseks. Aga vaata, noh, nüüd on see interneti Postimehes noh, üsna noh, tugevasti korrigeeritav ja üsna tugevasti noh, politiseeritud ja noh, mõistad isegi, et selles mõttes mina ei taha Postimehest nagu sellist algallikana noh, kasutada. Et mina uuringi siin Facebookis tead palju aastaid juba ammugi noh, enne seda SVO Ukraina madinat, eks, et Facebook on selline tead minu arust ausam ja selgem selline uudistekanal, et mis nagu toimub, mida inimesed arvavad asjast
ja mida arvavad ka mitte kohalikud inimesed, sest noh, Facebook on ju nii rahvusvaheline platvorm ja õnneks saavad kaasa rääkida ka elanikud Venemaalt, kus väidetakse, et justkui sõnaõigust seal nagu piiratakse, aga noh, ometi ma vaatan ka siin ka Moskva inimesed saavad Facebookis kaasa rääkida, mis siin Baltimaadel toimub näiteks või Tallinnaski. Et mul on mitmeid ammusest ajast tuttavaid moskvalasi ja peterburlasi ja muid, kes nagu Venemaalt on pärit ja kes ongi elanud seal terve elu ja vahest nad ei ole isegi kaugemale oma linnastki välja saanud, sest noh, sealgi on elu pulbitseb täiega. Et noh, vot selline progressiivne, meil on selline üks uudistekanal nagu Facebook. Et mina olen selles Facebookis noh, uurinud maad ja ilma ja inimesi noh, ütleme nii, noh, 16 aastat juba, selles mõttes noh, ikka tükk aega ja noh, mõni mõtleb, et mis see Sandra Sirge siin Facebookis pidevalt topib oma nina sinna ja igale poole ja muud kui avaldab mingit arvamust. Aga no tead, Peeter, mina ei avalda arvamust, ma muretsen. See on minu põhiline iseloomujoon juba väga palju aastaid. Et see ei ole absoluutselt tingitud viimastest aastatest, mis siin toimub Eestimaal. Et ma olen muretsenud Eestimaa pärast juba väga pikalt. No oma 25 aastat vähemalt. Noh, nii kaua, kui ma mäletan ennast nagu teadliku inimesena. Aga no teadlikuks ma olen saanud üsna noorelt õnneks. Noh, arvatavasti ka sellepärast, et ma noh, loen raamatuid, noh, väga erinevaid raamatuid. Et mul oli väga suur uudishimu, mis maailmas toimub. Et kui ma olin 20, et ma sain üsna vabalt ringi liikuda ja külastasin väga sageli ja väga mitmesuguseid ka akadeemilisi raamatukogusid. Uurisin nii tehnilist kirjandust kui ka filosoofilisemat ja poliitilist kirjandust loomulikult. Ühesõnaga, kõik riiulid olid minu omad. Ja selles mõttes see oli ka väga tugev eneseareng, noh, noorest peast. Et ja just nagu vaba selline piiramata ajaga ja kasutusega, et ma väikese tüdrukuna vaata oma kasuperes, ma ei saanud kuigi palju aega pühendada raamatutele, sest minu kasuperekond, noh, nimelt kasuema, noh, pahandas minuga ala lõpmata, et mine tegele, noh, mingi teise ja targema asjaga vaata, noh, koorista seal midagi kodus või mine jaluta koeritega, meil oli mitu koera vaata kodus Kadriorus, et mine jaluta koeritega, vaata, nad tahavad välja või mine turule või mine pese nõusid ära või mine pese põranda ära ja selles mõttes ma olin nagu selline tuhka Triinu rollis seal kasuperes. Aga noh, minu huvi raamatute vastu, noh, ei olnud nagu minu peres väga toetatud. Ma lugesin pigem salaja, varastasin raamatuid, noh, kohalikust raamatukogust. Ja selles mõttes, kui mina sain nüüd kasuemast eralduda mingil hetkel, muidugi ma sain piiramatult raamatutele ligi. Ja selles mõttes ma olen väga õnnelik selle koha peal, et kuigi teatud sellist vaimseid leigust mul oli, noh, äkki aastaid 5,
kus ma ei lugenudki raamatuid. Noh, ma olin 16 kuni, no 15 kuni 20 eluaastat. Ma ei lugenud praktiliselt ühtegi raamatut. Mul oli lihtsalt selline eluperiood, vaata, kus olid hoopiski teised eluolukorrad ja mitmed asjad olid nagu seiskunud või nagu kõrvale jäetud. Ja õnneks ma läksin tagasi kooli. Mul oli nagu kool, keskkool nagu pooleli jäänud tänu sellele, et mul kasvuperes olid nagu teatud seal dramaatilised sündmused, vaata. Et ma läksin siis keskkooli tagasi. Tähendab, läbisin uuesti 10. klassi ja siis õppisin ka nagu suurema huvi ja innuga, vaata, et saaks nagu head lõpudiplomid, nagu keskkooli tunnistust, vaata. Et see oleks nagu mitte ainult 3 seal, vaata, või mingid hädavaevu 4, sest mõttes ma väga nagu pingutasin selleks, et saada head diplomid. Ja loomulikult koolis ikka peab kohustusliku kirjandusega ikka kokku puutuma, aga tänu sellele ma sain uuesti raamatud kokku. Ja muidugi minu õpetajad olid täiesti vaimustunud, sest mina olin oma klassis ainukesena, kes tõi klassiruumi kaasa veel raamatukogu raamatuid. Olid nad seal mul seal virnas, vaata, laual ja selles mõttes nad olid täiesti minusse kiindunud, et lõppude lõpuks keegi, kes armastab raamatuid lugeda, vaata. Ja nagu hindab neid, tead. Aga sellest ajast peale muidugi jah, ma hakkasin uurima nii-öelda maailma ajalugu ja loomulikult hakkasin ma kasutama ka interneti võimalusi. Vormistasingi endale, vaata, emaili ja siis Facebooki ja mitmeid sotsiaalvõrgustikke veel. Tol ajal olid neid igasuguseid, selles mõttes kasutasin neid tehnilisi võimalusi selleks, et saada lisainfot, tead, juurde, sest mul oli juba üks 3-aastane laps selleks ajaks, esimene tütar ja loomulikult ma pidin leidma võimalikke vahendeid ka kodus info hankimiseks ja loomulikult olidki kõik need internetilahendused nagu abistavaks platvormiks, et kuidas saaks nagu infot juurde. Et need, kui mõni mõtleb, et vaata, et liiga uudishimulik Sandra Sirge siin Facebookis on, tead, topib nina igale poole ja midagi julgeb arvata või kritiseeridagi. Et ajad ongi sellised, vaata, Peeter. Et ega see lihtne asi ei ole, et vaadata seda kõike ja vaikida. Loomulikult ma olen ka selline vaikne inimene, ma pigem olen selline tasakaalustatud ja pigem vaiken ja vaatan asju, kui kisan ja seal muud kui rusikaga vehin, tead, et saagu korda see Eesti, tead. Aga nagu sa näed, et teatud protsessid nagu võimenduvad, et ei saa enam nagu väga vaikida ja ei saa nagu olla nagu omas mugavas interneti nii-öelda kaitstud keskkonnas, kus tead, mõtledki, et küll need targad mingid spetsialistid lahendavad neid kriise ära
ja noh, võib-olla isegi hoiavad ära mõnda, tead, aga noh, nagu sa näed, et noh, otsustasin sindki vaata teisest galaktikast appi kutsuda, vaata, et teil on see palju arenenum selline galaktika. Noh, ja siis aitäh, et sa võtsid kaasa Moonikat, et meil on vaja ka arsti, kes ei oleks noh, tuimalt vaktsiinisüstiga vaata ringi jooksmas ja muudkui inimesi seal süstimas, vaata, meil on vaja lihtsalt sellist teadlast, kes on ka päriselt tark, kes ei ole ainult arvamusliider nii-öelda ilusa pildina kuskil Facebookis, noh, nagu meil Irja Lutsar või Arkadi Popov ja kes seal kõik on, eks. See Karmen Jollergi siin, vaata nüüd meil noh, ministri prouanna, vaata, jälle kehtestab mingit sundvaktsineerimist. Kujutate ette, et 4 aastat tagasi oli samasugune probleem, et inimesi sunniti kuhugi süsteemi, et olge selles süsteemis, sest see on õige ja see on ainuõige ja see on Eesti rahva tervisele mõeldes ainuõige vajalik lahendus. Ja selles mõttes, noh, vaatangi nüüd internetis täna ka Facebookis ja ma olen selline mure ka, et nagu eilegi rääkisin, vaata, et inimesed on kuidagi jäänud nagu jalgupidi nagu liimi sisse sinna internetti. Et kõik, no ma saan aru ja ma näen seda ka, et elusad inimesed, Eesti inimesed, noh, olgu nad seal armeenlased, usbekid, mis iganes, eestlased, venelased, ukrainlased, kõik nagu Eesti elanikud, kes nagu siin Eestis elavad, noh, teatud inimesed on tõesti siiralt, ausalt, sügavalt ja väga pikalt mures, mis nagu toimub, et kuidas siis nagu siin elukorraldus saab nagu olema, vaata. Noh, iga päev, vaata, igapäevane selline mure. Ja lahendusi justkui otsitakse üheskoos justkui, aga lahendusi ei leita. Sest no mina arvan, üks põhjustest on see, et inimesed otsivad lahendusi internetis. Sest noh, internetis on see selline, noh, selline tehniline platvorm, kus saab avaldada arvamust ja pakkuda seal võib-olla isegi lahendusigi, aga kuidas neid lahendada, neid probleeme, kui inimene on internetis, inimesed lausa terved kogukonnad on internetis. Noh, kohalikul tasandil ehk nad saavadki kokku kusagil, kas kirikus või mõnes kultuurimajas ja arutavad nagu koha peal füüsiliselt mõnes suuremas saalis või suuremal väljakul, linnaväljakul või Riigikogu ees näiteks. Niimoodi inimesed justkui kogunevad ja sellega asi nagu lõpeb, vaata, Peeter, sest lahendusi ei olegi. Inimesed aina rohkem muretsevad ja lahendusi ei ole. Ja ma nüüd vaatasin internetis täna, et üks Riigikogu istung, vaata 4. vist juunil oli infotund Riigikogus, nagu ikka iga kolmapäev. Ja tulid kõik need ministrid, noh, peaminister ja kultuuriminister ja kes seal veel kõik tulid ja Aleksandr Tšaplõgin, noh, hariduselt ta on muidu ajakirjanik, noh, nõukaajal veel, vaata, oli justkui seal midagi kirjutamas, avaldamas oma, noh, teksti ja asju, vaata, aga nüüd ta on riigikogulane, et noh, ju ta otsustas ennast kuidagi
nagu näidata rahva hääle kandjana või mis iganes, oli ta ju siin Tallinna nii-öelda kohaliku linnalehe nii-öelda peatoimetajana tegutsenud, vaata, et ja ma olen tema artikleid küll lugenud küll ja küll, et noh, tead, levitas ju see Tallinna linnavalitsus neid lehti mööda Tallinna nagu tasuta, selles mõttes linnaelanikele on see tasuta. Igas postkastis oli nagu selline noh, leht. Noh, kes ei tahtnud, see noh, andis postimajale teada, et ei soovi, eks ole, aga no üldiselt see oli kõigile kättesaadav ja tasuta. Kas iga nädal või iga kuu, ma täpsemalt ei mäleta. Ja nüüd ma vaatangi siin internetis oli Tšaplõgini postitatud selline, isegi mitte Tšaplõgini postitatud, see oli Riigikogu YouTube kanal. Noh, ka selline justkui avalik kanal infotunnist ja Tšaplõgin oli seal selles videos nagu küsinud peaministri käest, vaata see Michal, mis ta nimi oligi seal, on ju, et riigis on kriitilised arengud, silmnähtavad probleemid, et miks linnapea, tähendab, miks peaminister Michal ei astu tagasi, sest ilmselgelt tema juhitud valitsus ei suuda noh, mitte ainult ohjeldada, vaid isegi ära hoida uusi riigikriise, vaid see valitsus, Michali valitsus just võimendab neid, just kasvatab pinget juurde. Ja just oli mul see tekst, noh, see otseülekanne, vaata, salvestus mul ees, vaata, sa tulid, vaata, koputasid, eks. Tead, just, noh, tahangi nagu sinu käest küsida, vaata, et noh, eile rääkisime väga pikalt sinuga, eks siin, noh, öösel, vaata, aga nüüd on siin hommikul, noh, niimoodi peale lõunal, kas äkki on natukene, noh, pea selgem ja veidi puhanud, et olek, et äkki me saaksime kuidagi moodi, noh, sellest niidi otsast nagu kinni vaata, et saad ehk aidata mind nagu seda sassi pundrat nagu lahti harutada, et mis siin nagu riigis toimub ja kuidas saaks riigi asju korda. Sest noh, nagu ma eilegi rääkisin, et ega see ei ole ainult Tallinna probleem, mis siin Tallinnas toimub, vaata, Toompeal või mõnes linnavalitsuse kabinetis või mõnes valitsuse suursaalis, et asjad on hoopiski globaalsemad juba. Nad ongi võtnud globaalsemad mõõdet juba, et inimesed muretsevad tegelikult mitte Tallinna pärast või Eesti pärast, väga paljud inimesed, ma ju vaatan siin internetis, iga päev ma vaatan internetis asju ja ma noh, teatud järeldusi ikka teen, et mida ma näen ja mida ma loen ja mida ma kuulen, et teatud inimesed on juba muretsemas ja väga pikalt sellepärast, kas inimkond nagu inimkonnana, nagu ühiskonnana, nagu liigina, lausa liigina, kas tema on ehk välja suremas ja nagu degradeerumas täiesti. Et noh, sest no seda tuumasõda võib ehk isegi kuidagi moodi üle elada, nagu seal Jaapaniski vaata, mõnigi seal jäi ellu ja kõike, eks. Aga mis siis järgi jääb, kas
kas mingid kultuuri algmedki kuidagi säilivad või kas inimesed ei muutu pigem mõneks noh, metsikuks liigiks ehk lihtsalt kaotavad viimast mõistust, loogikat, aru, südametunnistust, moraalitunnetust, et kuidas sina nagu kosmose uurijana ja meie planeedi nii-öelda ütleme elulugu uurijana, kuidas sa saad nagu noh, kas sa saad üldse aidata kas või mõne targa noh, nõuga, et kuidas nagu no kas või tänast päeva üle elada nii, et üks väike samm nagu tuleviku poole, et me lihtsalt ei kannata välja vaata seda tänast pühapäeva. Et kuigi see on selline no kristlikus nii-öelda maailmas väga selline helge päev, väga selline püha päev, eks ole, aga noh, inimestena me ikka oleme nagu selles noh, inimarengu vaakumis, kus ei ole nagu edasiminekut enam. Noh, vähemalt mina seda näen seda nagu üpris selgelt, et nagu edasiminekut ei ole, et noh, inimesena enam ei ole arenemas, ta ei tahagi enam areneda, et kuidagi kollektiivne mõistus ja kollektiivne selline mõttevoog on nagu lakanud täiega ja kui sina saaksid nagu teisest galaktikast tulnud teadlasena kuidagimoodi anda mingitki head nõu selle koha peal, Peeter, et ma väga vabandan, et ma noh, see on mulle iseloomulik, et ma võin ka lühemaid küsimusi vaata esitada sinule, aga ma tahtsin sulle lihtsalt kirjeldada, et mille pärast ma üldse muretsen, et kuidas mina olen elanud, vaata siin planeedil Maal ja et sul oleks nagu see arusaam, et see mure ei ole lihtsalt mingi noh, kõrvalvaatajana, et minule on see isiklik mure ja ma arvan paljude inimeste samuti isiklik mure, et see ei ole mingi teoreetiline selline inimkonna vaatlemine, et ahaa, noh, sotsioloogia selline, et ahaa, et need nähtused ja need statistilised andmed on sellised ja sellised, aga tegelikult meie peame ju noh, tunnistama nagu ühiskonnana, et meie nagu adekvaatsete inimestena oleme justkui valmis midagi ette võtma selleks, et meie ühiskond ei lagune, meie ühiskond ei hävi, et meie ühiskond ei sure verelombis üksteist maha lüües või nii, et adekvaatsed inimesed otsivad lahendusi, Peeter, väga otsivad ja tead, ma arvan, noh, vähemalt Eesti mastaabis, see on ainulaadne selline võimalus just selles Tallinna raadiolainel, vaata, noh, ära kuulata vähemalt ära kuulata sinu arvamust, sina kui teadlane teisest galaktikast, kus on nii-öelda ühiskonna areng hoopiski teisel tasemel, hoopiski kõrgemal tasemel, et teie teadvus ja teadlikkus ja hingestatus ja vaimsus
ja intelligentsus ja tehniline progress, noh, kordades suurem kui meil siin maal. Et selles mõttes see on ainulaadne selline võimalus siin raadios kuulata ka sinu väärt nõu meile kui noh, piisikese üsna piiratud mõistusega inimestel. Et nüüd ma ulatan oma mikrofoni sulle, et palun noh, anna meile lootust ja usku, et on võimalik midagi muuta paremuse poole. Sest noh, surm on muidugi see kõige viimane telliskivi, et peale surma noh, kasvab ainult ehk rohi. Et võime siin surra ja olla sellele planeedile ja sellele loodusele nii-öelda väetiseks. Aga noh, kas saabki nii nagu, et inimkond sureb välja ja siis kasvab rohi meie asemel ja puud ja teised loomad ongi nagu see ainuvõimalik selline lõpp. Sandro. Tead, ma ei kahetse sugugi, et ma reageerisin sinu emailile, et vaata, sa kirjutasid mulle emailile, vaata, et kallis Peeter, tule jumala eest meile siia maale appi, sest noh, ma nägin juba ka sinu emailis üsna suurt meeleheidet ja lootusetust, et asjad on ikka nagu väga korrast ära ja sellepärast ma viivitamata kohe istusin kosmoselaevale, võtsin kohe abiliseks arstina Monikat kaasa ja põrutasin kohe teie päikesesüsteemi poole. Tõesti, teie asjad siin maal on tõesti väga kriitilised, nagu ma eilegi rääkisin, tead, et et meie kauge galaktika on ka üsna tugevasti häiritud nendest protsessidest, mis siin planeedil maal toimuvad. No kõik need vihmad ja muud sellised vaimse tervise häired ka meie noortel. Vaata, eile ma ju rääkisin, et me keelasime lausa meie noortel vaadata teleskoopidesse teie planeedi suunas, sest see ei ole sugugi lapse pilt. Et see ei ole isegi suure inimese pilt. See on täielik õudne pilt. Aga teadlasena kindlasti meie oleme fikseerimas kõiki sündmusi, mida meie oma teleskoopides näeme. Aga tead, et meie galaktikal on ehk selline hea omadus, et meil on kõik seaduslik, et meie galaktika vanemad tulid ükskord kokku, juba väga ammu tulid kokku ja galaktika vanemad ehk kõige targemad ja kõige sellisemad autoriteetsemad ja elukogenud vanemad tulid kokku, meil oli väga suur kogu. Sest meie galaktika on üpris suur, meil on palju süsteeme seal, planeedid ja muud asjad.
et eriarvamusi on väga palju, aga lõppude lõpuks me tulime kokku ja leppisime selles üksmeelselt kokku, et meil on seadus, mis kehtib igale planeedile meie galaktikas, igale süsteemile, kus iganes keegi on elamas ja toimetamas. Ja see seadus on kõigile üks. Ja see seadus meil nagu teilgi siin Eestis, nagu selline põhiseadus on kõigile üks ja sama igas linnas ja alevikus ja mõnes külakeses, et üks ja sama seadus. Aga meil on see selline galaktika seadus, meil ei ole see seadus piiratud vaid ühe planeediga või ühe riigiga, või ühe nii-öelda tulnuga liigiga, et kõik, mis meie galaktikas on, see allub ühele samale seadusele. Ja see seadus on selline, et tead, no ta on selline põhjapanev ja ta on aegumatu. Et seal ei ole nii, et see on ainult 4 aastaks, no nagu teil siin Riigikogus või kusagil, valitsuses või kohalikul tasandil, et tulevad mingid targad mehed ja otsustavad midagi ära, aga ei ole sugugi kindel, kas 4 aasta pärast on sama seadus või see seadus hoopiski muutub ja inimesed kannatavad või meil on sellised seadused, mis on aegumatud, et ükskõik, kas meie tehniline progress või mingid intellektuaalsed mingid avastused või mingid sellised teaduslikud tulemused, asjad, et seadus ikka sama. Et keegi ei kannataks ja keegi ei haaraks võimu ainult enda kätesse. Sest nagu isegi näete teil siin Tallinnaski, et käib kogu aeg kisma, et seal Toompeal Riigikogus, et Michal, mis ta nimi oli seal, peaministrina ei taha tunnistada, et riigis on kriis, väga ammune kriis ja ta ei tahagi midagi ette võtta. See on ikka nagu väga uskumatu vaadata Facebookis, kuidas teie siin inimesed oma elu korraldate. Et väga uskumatu, ma ei usu oma silmi ka, et mina mõtlesin, siin on ikka nagu mingi kollektiivne mõistus ja nagu seadustki, et teil on ju see põhiseadus lõppude lõpuks kõige tähtsam seadus Eestis, aga miks siis mingi seltskond inimesi, isikuid teevad oma seadusi ja teised inimesed kannatavad. Vaata, sa eile ju rääkisid, et sulle keegi kirjutab või helistab, et nad tahavad Eestist ära sõita. Et seda oli ikka väga hirmus eile kuulata sinu suust, et kas tõesti on see võimalik. Meie planeedil mitte keegi ei taha teise galaktikasse ära lennada. Meil on kõik harmooniline ja meie ei kuluta nii palju aega ja närve selleks, et vaielda, mis on õige, mis on vale, mis on õiglane, kas tuleb sõdida või elada rahus ja harmoonias. Meie ei kuluta nii palju aega ja raha ja närve selleks, et saada nendes küsimustes selgust. Meil on üks ainus seadus, mis kehtib kõigile. See on
elu vastastikus harmoonias ja vastastikus lugupidamises ja vastastikus koostöös. Et see on nagu meil selline põhiline seadus, mille peale meil on üles ehitatud kogu meie planeedi ühiskond. Ja noh, mastaapsemalt ka meie galaktika kord selline, aga no kui mina vaatan siin internetis, Facebookis, kuidas Tšaplõgin, härra Aleksandr Tšaplõgin ütleb, et miks peaminister Michal ei astu tagasi, sest asjad on valesti. Ja siis ta veel irvitab, ütleb, et aga meil on siin kaitsekulud ja asjad ja 5% SKP-st ja Putin on agressor ja oi-oi, tuleb siin korraldada asju hoopiski tõsisemalt, et see, et keegi ei ole rahul sellega, mida valitsus siin on püüdmas Eesti korda luua ja kaitsta Eestit ja et Eesti oleks kaitstud ja demokraatlik riik, et oleks rahu ja õitseng ja harmoonia. Minu 2 silma, tulnuga silma küll ei näe, et teie planeedil oleks harmooniat või rahu või mingit demokraatiat. Teil on siin ikka päris põrgu lahti, tead, Sandra. Et mina ei teadnud, et ma pean nüüd võtma kaasa südametilku, sest mul süda lihtsalt jookseb verd sihukese asja peale, et ma tunnen sulle ja sinu rahvale ja sinu riigile sügavalt kaasa, et teie olukord riigis on niivõrd nutune, niivõrd lootusetu. Aga vot sa nüüd küsisid, et minu kui teadlast arvamust ja nagu sellist head nõu, tarka nõu. Et tead, kui me hakkame nagu päriselt sellest niidi otsast kinni, siis mõtleme selle peale, vaata, Sandra, et nagu sa eilegi ütlesid, et inimesed peavad kokku saama, adekvaatsed inimesed peavad saama kokku ja midagi üheskoos ära otsustama lõplikult ja päriselt. Nagu vaata meiegi siin, galaktika vanemad, kõik tulid kokku ja meie otsustasime, et meie elame harmoonias ja koostöö vaimus ja meil on sellest ajast peale, aga see oli väga ammu, see koosolek, suur koosolek, kus need galaktika vanemad tulid kõik kokku, see oli väga palju aastaid tagasi, isegi valgusaastaid tagasi ja vaata, see toimib. Ja ma arvan, et äkki planeedi maa elanikud ja noh, kas või Eesti mastaabis tuleksid kokku mõnele keskväljakule või mõnele avaramale põllule kasvõi ja arutaksid ja otsustaksid ka ükskord lõplikult paneks kohe pitsatid alla sellele seadusele, et asjad peavad olema ainult nii, et inimesed teevad üksteisega koostööd, inimesed ei ole üksteisega vaenulikud, et inimesed mõistavad üksteist ja inimesed püüavad üksteisele otsa vaadata ja inimesed ei tee üksteisele liiga ja nagu see Kristuski ütles, vaata, Kristus oli ju väga tark prohvet ja selline väga tark filosoof ja temagi ütles veel 2000 aastat tagasi, et inimesed, armastage üksteist, elage tões ja Jumala vaimus. Aga lõppude lõpuks nad lõid risti Kristust, kes tõi nendele seda sõnumit, seda ainuõiget sõnumit, et inimesed elage tões
ja loobuge ja hüljake valed ja ärge tapelge omavahel Jumala eest, aga lõppude lõpuks vaata, löödi ka Kristust ristile. Ja see on ikka, noh, see, mida inimesed on korraldamas, see on muidugi väga ammune probleem. See vägivald ja elu nagu iseenesele ja elu ainult mingis rahahiimus ja elu mingis võimuihaluses ja nii edasi, et ei ole siin päikese all küll midagi muutunud viimase 2000 aasta jooksul. Ja Jumala eest, Sandra, see on küll väga õige asi, et sa siin vahest Facebookis ütled, et jumalad, unustasite jumalad inimesed, unustasite, mida Kristuski teile on toonud kui Jumala evangeeliumina, et sõgedad inimesed, kaduge, kus teie koht on ja nii on. Tulebki lahutada nüüd tõtt valest, head kurjusest ja hakata lõpuks üles ehitama uut ühiskonda, kus ei ole kohta sellistele Michali sarnastele ja Heidi Purga sarnastele, kes ta seal kultuuriministeeriumi juhatajana, ministrina Jumala eest tekitas nii palju pahandust. Jumala eest. Eestis on asjad ikka nii sassis, et inimesed peavad lihtsalt, adekvaatsed inimesed peavad kokku tulema ja inimesed peavad internetist saama välja, saama kokku mõnes avalikus ruumis, kas või saalis või mõnel väljakul ja vastu võtma seda aegumatut seadust, kooseluseadust justkui sellist, et inimesed üksteist ei löö maha, et eriarvamused ei ole põhjuseks üksteist vaenata või vihata, vaid eriarvamused on just lisavõimalusena, et vaadata asju ehk mitmest otsast, aga lõppude lõpuks taotlusega leida ühist teed, ühist kooselu vormi sellist, sest ühel ja samal maal, kui inimesed on oma arvamuste paljususega hoopiski tekitamas nii palju segadust oma ühiskonnast ja ei otsigi ühiseid huve ja ühiseid taotlusi. No siis selline elukorraldus on päris perspektiivitu ja sa tead, mina aitan sul putitada antenni ka sinu raadiojaamal, et see kostuks üle Eesti, et see ei kostuks ainult Tallinna nii-öelda FM-ina, et igas väiksemas Eesti nurgas tead, oleksid inimesed kohe igal hommikul tead just õigel raadiolainel kohe Tallinna FM, Sandra Sirge raadio, et mõistus peab saama tagasi ja inimesed peaksid ükskord otsustama, kuidas siis oma elu siin ära korraldada. Ja ükski Michal ja Heidi Purga ja Karmen Joller ja muud sellised Tegelinskid, Irja Lutsar ja kõik, kes ahistavad inimesi süstaldega ja isegi lapsi ka juba sunnitakse süstima teab mis kahtlast vedelikku. Sellised inimesed peavad kindlasti teie valitsusest taanduma, et neid ei tohi mitte üheski
riigiametis enam tööle võtta ja nende tegevusluba igatepidi koolitada seal noori kusagil ülikoolis või keskkoolideski, nad ronivad isegi algkoolidesse vaata oma narratiividega, et armastame Eestit, armastame inimesi, aga no vaata, lõppude lõpuks terve Eesti ühiskond on täiesti sassis nendesuguste pärast, et inimesed ja üle Eesti, palun, kui teie juhtute lugema Sandra Sirge postitusi Facebookist, ärge libistage silmadega ükskõikselt üle, süvenege, mida tark Sandra Sirge on teile rääkimas juba, ma ei tea, mitmendat aastat, jumala eest, puhastage oma prille ja pange jälle ette prille ja hästi hoolsalt mõelge, mis ootab muud kui Eesti rahvast, see vaestumine ja vaimu nüristamine ja terviseprobleemid ja majanduslangus ja teie lapsedki on nüüd ohustatud, jumala eest, et Eesti inimesed, ma väga sügavalt panen teile südamele, et võtke viimast jõu kokku ja võtke viimast mõistust kokku, tulge kokku mõnele keskväljakule ja võtke õige seadus vastu, mis ei kahjusta mitte kedagi teie kõrval olevast kogukonnast või naabrist või et elage nii, et lasete ka teistel elada, sest edasi, kui teie elate Eesti Vabariigi valitsuse kehtestatud diktatuuri seaduste järgi, no siis ootab teid kindel surm, häving, kaos ja isegi planeedi Maa surm, sest mina olen kosmoseuurijana, ma olen ikka uurinud planeedi Maa arengulugu väga pika aja jooksul, et see Michal on minu silmis üsna lapse kingades väike noor tatikas, ütleme nii, andke andeks, et ma niimoodi raadioeetris ütlen, aga kui Eesti rahvas on kuulamas last ja tema lapse poliitika on teie riigi poliitika, no siis jumala eest, mina hoian oma pisikesest peast kinni ja mina tunnen teile kaasa, sest sõgedate inimeste pärast surevad ka adekvaatsed inimesed ja nende lapsed ja asi ei ole ainult mentaalses kannatuses, asi on ka füüsilises hävingus, kindlas hävingus ja mina aitan Tallinna raadioantenne putitada ka ja et see viimane hoiatus ulatuks igasse Eesti kodusse, sest mina ei ole ilmaasjata siia lennanud omast kaugest galaktikast, et minu teadlase arvamust ka visatakse kuhugi laua alla kui mitte vajalikku, et selles mõttes mina oleksin ka väga solvunud, et inimesed on niivõrd ennast täis, et viskavad laua alla ka minusuguse kosmoseuurija arvamust ja nõuandeid, et pange jumala eest inimesed tähele, mida raadiolaines saab kuulata, sest nii mõnigi raadiolaine, ma tean näiteks Kuku raadio on ka selline selline libaraadio, sest räägitakse justkui rahust ja riigi arengust,
aga sa vahi vaid, et, et kui juhtud kas või nädala lõikes vaatad seda programmi, Raadio Kuku programmi, et küll saab seal imestada, et kes seal stuudios on ja jälle nad ütlevad, et et rakette tuleks saada uuesti Kiievi poole, et laseme Moskva pihta jälle, et siin peaks ka Eestiski raketitehast ehitama, et hakkame tootma rakette ka siin Eestis ja droone ja muid sellist asju. No jumala eest, ma tõesti vajan südametilku nüüd, sest no see on ikka väga dramaatiline olukord, mis siin toimub Eestis. Sandra, ega sul südametilku ei ole kogemata siin? Tead, ma olen siin köögis küll Balderani tee. Ma olen mingi aeg kasutanud nagu oma vaimse tervise heaks Balderani tilku küll või nagu selliseid tablette, vaata nagu loodusravina või nii, et mina keemiat ei kasuta. Noh, vaata antidepressante ja muid sellist, tead, imerohtusid, vaata, et mina hoian oma pead selgena, et mina antidepressante ei kasuta, aga vahetevahel kasutan tõesti nagu ravimteena Balderani teed. Et kui sa soovid, et ma arvan, see ei tee sulle ka nagu liiga, et ma teen sulle sellist teed, et kui sina oled nagu muidugi tulnukana, aga noh, äkki sul kõht selle peale lahti ei lähe Balderani tee peale, see on selline looduslik, tead, ja kosutab väga hästi närve. Noh, vähemalt hoiab neid stabiilsena, sest noh, nagu sa näed, ega siin teed arvutid lahti, pea hakkab kohe valutama. Mul hakkas ka pea valutama, tead Sandra. Oi, et lähme siis teeme siis teed ja ma hea meelega sihukest Balderani teed jooksin ja ma arvan, et ma pean seda jooma, kuni ma olen siin teil külas maal, sest noh, meil on veel ees valimisi, tuleb üle elada, ees on veel sügist, tuleb üle elada ja veel suvi on üsna vaevaline, inimesi tuleb veel kokku tuua ja inimesi tuleb internetist välja saada. Eks see internet on ka selline üsna sünge paik, aga no lohutab vähemalt nii paljudki, et seal on nagu Neeme-sugune ja nagu Sandra-sugune ja kes seal Irja Tähismaa on seal üks asjalik, üks tubli naine ja mitmed veel, et vähemalt nii palju valgust on seal selles internetis, aga no see internet on ikka väga sügav kaev, et kui sa sinna sisse vaatad, et sa sinna ära ei uppu, et need inimesed, võtke mõistust pähe ja tulge nüüd internetist välja, tulge ja otsustage, kuidas teie elu siis lõppude lõpuks peab olema, sest muidu oi, ei hakka uuesti rääkima, kui õudne see kõik on. Sandra, et aga nagu kõrvalküsimusena, aga kuidas sa muidu noh, kuidagi oma vaimset tervist hoiad, et sa peale internetis istumist ei taha Eestis näiteks ära sõita või äkki taisi juua, sest see on ikka võimatu, mida siin saab näha Eestis ja üldse maailmas, et kuidas sa siis oma vaimset tervist nagu hoiad peale seda Balderani teed? No
tead, Peeter, minu vaimne tervis on muidugi üsna räsitud, aga ma olen seda siiski ka hoidnud, sest kui mina seda ei hoia, siis ei hoia seda keegi. Ammugi peaminister seal Michal või Kaja Kallas või Jüri Ratas või kes seal veel vahepeal oli, on ju. Selles mõttes mina püüan vahest lihtsalt magada mõni lisatund, sest ajukeemia vajab veidi rohkem puhkust. Ja meie oleme siin inimolendina, vajame selleks, et taastada oma närve puhkust ehk magamist. Et mina olen vahetevahel maganud ka keset päeva, tunnikese või 2. Loomulikult, kui on rohkem aega selleks, vahest töö nagu matab enda alla, et lihtsalt ei ole aegagi puhkuseks või kas või pooleks tunniks, siiski aega vahest ei ole. Aga kui on seda, siis ma võtan kohe julmelt, panen arvutit kinni, telefoni panen kinni, et keegi mind üles ei aja ja magan oma närve natukenegi korda. Ja seda ma ka soovitan teistele Tallinna elanikele eriti, sest Tallinnas on siin kõrge kontsentraat pingeid, poliitilist kismad ja muud sellist paha energeetikat. Ja teise lahendusena ma veel, vahest ma lihtsalt joonistan kõik, mis minu alateadvussesse kogunenud ja joonistan kas lihtsamaid või veidi keerulisemat sellist motiivi, aga ma nagu joonistan ja ma olen seda teinud palju aastaid, sest tõesti vahest ei ole kuhugi oma mõtetki suunata. See kaos on niivõrd kärarikas ja pimedus, see vaimupimedus on niivõrd sünge ja niivõrd metsik ja niivõrd ulatuslik, et ma lihtsalt eraldan ennast muust maailmast kas või korraks, kas või mõttetasandil ja joonistan midagi, mis on minu südames. Eks minu südames on vahest ka kalmistuid ja selliseid üsna masendavaid teemasid ka, et surm ja nagu elu ja lootusetus ja nagu selline armastuse defitsiit ja muud asjad, aga lõppude lõpuks ma siiski joonistan seda kõike välja. Sest kui südames on nii palju mõtteid ja nii palju mured ja nii palju seda välist süngust kogunenud, siis mina vajan ruumi oma hingele ja oma südamele ja niipidi ma lihtsalt saan oma südame pealt ära nagu kergemaks olemist. Mul on hästi palju pilte siin nende aastatega kogutud ja see, vähemalt see mind nagu aitab, kuigi ma mõistan, et kogu minu looming üldiselt on kantud isiklikust valust, isiklikust murest, kas Eesti pärast või minu enda pärast või minu laste pärast või inimeste tuleviku pärast, aga lõppude lõpuks ma saan aru, et see on justkui sellest ühiskonna haigusest kantud looming, aga lõppude lõpuks ma ei maali ainult hauariste ja selliseid asju, et mina püüan ikka oma südames taaselustada seda valgust ja seda armastust ja seda kergust ja siirust ja nagu sellist lootust, sest lõppude lõpuks sellised asjad kannavad elust läbi.
ja, ja ma soovitan ka paljudele inimestele, kes juhtuvad kuulama minu raadioeetrit, et nemad ka püüaksid leida eneses nii palju ruumi ja aega ja kasvõi veidigi, kasvõi korra nädalas, aga oma südame igatsusi lihtsalt joonistada paberil välja. Või kui mõni oskab ka maalida või nagu tikkida või mis iganes loominguliselt nagu luua midagi, siis et see looming nagu aitaks neid ka vaimse tervise küsimustes nagu pinnal püsida, vähemalt pinnal, mitte alla vajuda täiesti meeleheitesse või nagu lootusetusse kuristikku. et tead, ma olen siin kodus mitmeid vanu töid ka, et tule ma siis näitan sulle, see on mul siin kõrvale pandud, et mitmeid pilte ja maale ja et siis sa näed, et nii lootusetu see asi ka ei ole, et see, et nii mõnigi siin on metsik ja muudkui laseks tead tankidega kellegi pihta, tead, see on nende elu ja see on nende põrgu. Et minul ei ole sellega mingit pistmist. Et mina olen ammu enne, kui see Zelenskigi sai mingiks rahva presidendiks või mis iganes, Porošenko või kes iganes seal veel oli Ukrainas või Prantsusmaal see Macron või Jacques Chirac või ma olen enne sedagi, olen otsinud oma elule mõtet ja minu elu mõte ei ole elada kellegi teise elu, kellegi teise korraldatud poliitikaga ennast ära vaevata. Et see ei ole minu elu ja mina keeldun sellisest elust. Et ma ei ole abielus Michaliga, et mina ei pea elama tema seaduste järgi ja kui Eesti Vabariik on justkui demokraatlik riik, siis olgu ta siis ka päriselt demokraatlik riik, kus on igaühel on sama seadus, mis ei ole suunatud hävingule ega surmale, vaid on suunatud, nagu põhiseaduski ütleb, et see on suunatud Eesti riigi kaitseks, arenguks, hüvanguks, õitsenguks. Et tule siis, Peeter, jõime juba oma teed ära, Balderani teed, et lähme ma näitan sulle mõned omad värskemad joonistused. Oi, Sandra, no tead, kas sa tead, mul on ju kaasas üks selline diktofoon ja mina olen salvestanud kõik sinu jutud eraldi lindina, et ma saaksin seda oma galaktikasse kaasa tuua, sest tead, minul isiklikult teadlasena mul on sinult väga palju õppida, et mul ei ole häbi rääkida ka, et mina arvasin, et mina olen üks tark ja kõrgesti arenenud selline isend ja kõik, aga mul ei ole häbi tunnistada, sina oled oi, mitte vähe arenenud intellektuaalselt, vaimselt, psüühiliselt ja sotsiaalselt, et oi, et ma hakkasin siiski mõtlema nüüd, et äkki me teeme mingit dokumentaalfilmi sinust, et me hakkame siis meie seal galaktikas ülikoolides seda näitama meie noortele, et nad teaksid, et ega nii lootusetu see kõik siiski kosmoses ei ole, et mina olen ju seal professor ühes ülikoolis, vaata, ja
ja need tudengid on ju ka küsinud, et Peeter, et kuhu teie siis sõidate ka nii kaugele maale, et vaadake, vaadake, et see on nii ohtlik piirkond, kas ikka on mõtet sinna lennata, et need inimesed on juba kõik ära otsustanud, et nemad on otsustanud, et nemad elavad nii, et mis mõtted teie nüüd seal nagu lennate sinna nii kaugele ja seada ennast ohtu, et võite ka surma saada teistega seal ja aga mina olen nendele vastanud, et teate, noored, et lootus sureb viimasena, et mina ikka loodan, et inimesed ei ole pikkade sabadega ahvid. Nad on küll arenenud ahvist, aga nad ei ole enam ahvid, et selles mõttes ma olen väga vapustatud, et mõni inimene on siin planeedil Maal üsna teadlik, üsna sügavamõtteline inimene nagu sina siin, Sandra Sirge, et ma nagu imestan, miks sa ei ole saanud ühtegi ordenit või diplomit, et selliseid inimesi annab ikka otsida tikutulega tänapäeval, et kes on mõistlik ja kes on julge ja kes on sõbralik ja ka vaimne ja heatahtlik ja koostöövalmis ja kõik, et ma väga imestan, et miks sina ei saanud siin Eestis veel ühtegi medalit või ordenit, sest noh, sa oled üks õige inimene, aga ma siis mõtlesin, et äkki meie planeedi poolt, äkki meie anname sulle ordenid, vaata, et sa töötad ja pingutad ikka terve kosmose hüvanguks. Mina arvan seda nii, et sina töötad ikka väga mastaapses mõõtmes, et sa ei hooli ainult Eestist, sa hoolid ka kosmosest ja mina olen kosmose elanikuna, ma avaldan sulle tunnustust ja väga suurt tänu ja palun inimesed Tallinnas, pange tähele, et kui Sandra Sirge tahab saada Tallinna linnapeaks, ärge kahelge, kas see Sandra Sirge sinna ametisse ka sobib, sest no sobib ikka väga hästi, kohe 200%, kohe 1000%, et mina hakkan valvama valimisurnide juures, et keegi ei korralda valimispettust ja sina saad inimeste poolehoidu osaliseks, et sa saad ka Tallinna linnapeaks, sest Tallinn vajab muutusi ja Eesti vajab muutusi väga ja iga Eesti linn vajab muutusi, et õiged inimesed peavad saama juhtida seda elukorraldust, sest tööd saab olema veel väga palju, et väga palju pahalasi, kes ei tahagi oma kurja tööd ära lõpetada, nende vastu tuleb seista ühtse armeena. Ei ole nii, et igaüks siin internetis klõpsib midagi vaba Eesti eest, aga päriselt mitte midagi ei tee. noh, Sandra vähemalt teeb ja vaatamata sellele, et tal pea valutab ja süda valutab ja magada ta saab üsna vähe, sellepärast et tööd on nii palju. et vähemalt tema ei ela nüüd internetis ja tema otsib endale mõttekaaslasi ka Tallinnas, et inimesed, palun, teil on ju teada, milline Sandra Sirge telefoninumber, helistage temale või kirjutage meilile või Facebooki ja palun elagem kaasa, et uus Eesti saab olema hoopiski midagi muud sügisel. Sügisel ei ole seal võimupukil
Kõlvart ja Yana Toom ja teab, mis iganes veel poliitpardid, keda püüab Reformierakond ette sööta noortele seal ülikoolides ja igal pool, korraldades nendele mingit utoopilist valepropagandat Eesti rahu eest. Need inimesed, võtke pliiatsid kätte ja pange juba väga aegsasti kirja, keda te tulete valima valimistel. Sandra Sirge Tallinna linnapea ametis on ainuõige valik. Mina siin kosmoseteadlasena ei näe teist valikut. Siin ei ole teist valikut, vähemalt Tallinnas. Kuule, ma tänan sind, Peeter, et sa oled nii tõsine ja sa ka tunnustad minu pingutusi. Ma olen tõesti südant valutanud palju aastaid Eesti pärast, aga minu taotlus ei ole saada kuhugi Postimehe vaata esikaanele, sest see ei ole see leht, kuhu ma tahan oma fotot ja nii edasi. Aga minu taotlus oli ennekõike mitte enda võimu kehtestamine. Ma ei ole võimukas inimene, ma olen pigem teistele inimestele mõtlemas. Aga minu mure on see, et võimutsevad need, kes ei pea seda tegema, kelle koht on hoopiski vanglas, sest nad on teinud liiga Eesti rahvale ja Eesti majandusele, Eesti ühiskonnale. Et selles mõttes tänan, et sa mind tunnustasid rahuliku, mõistliku inimesena. Ma väga seda vajan, sest teatud riigistruktuurid ju, sa ju tead seda väga hästi, kaitsepolitsei ja muud sellised isikud ja ühingud ja seltsingud, nemad teavad minu nime ja nemad ei ole minu poolt. Nemad ei taha, et Eestis asjad oleksid korras. Ja nemad seisavad minu vastas. Ja minusuguste vastas. Ma ei ole ainuke selline õnneks Eestis, terve mõistusega inimene. Aga lõppude lõpuks headus ja kurjus on üksteise vastas. Ja käib selline lahing väga, väga, väga pikalt juba. Et jah, see ongi valguse ja pimeduse jõudude vastasseis. Et sellepärast ma siin joonistangi väga sagedasti küünlaid ja mingeid valguse muid selliseid allikaid nagu päike või püha pilte või Jumala silma taevas ja nii edasi, sest seda valgust on meile vaja rohkem kui meil endal seda inimlikku valgust, seda on liiga vähe, sest meie vastas on suured hulgad inimesi, kes on otsustanud, et nemad elavad hoopiski teiste seaduste järgi. Ja need seadused ei ole eluseadused, need on pigem surmaseadused. Ja seal ei ole ei hinge ega vaimu ega tulevikut. On hoopiski surmaigatsus, enesehäving ja teiste inimeste kaasatirimine kuristikku. Aga tead, pidime ju täna restorani minema, mäletad, et ma lähen nüüd Moonikale
aitan kleiti valida sinna restorani jaoks, et saame seal restoranis kokku. Et ma arvan, et me lähme tead kuhu. Et ma ei ole kordagi olnud seal, aga no nii eriline olukord, vaata, et ikka teisest galaktikast auväärt teadlased, arstid ja kosmoseuurijad on saabunud ikka meie planeedile, et igasse kõrtsu ei ole mõtet ju minna, et lähme sinna näiteks Gloriasse. Sinna Müürivahe tänaval on üks selline väga selline suursugune restoran Gloria ja saame seal kokku. Et siis arutame natukene, noh, mida me siis homme ette võtame, sest aeg ei ole raisata. Aeg on üsna kriitiliselt vähe. Valimised on vot juba. Paari kuu pärast on juba see karusell. Kõik plakatid tänavatel, kõik flaierid ja muud sellised asjad, et meil on aega väga kriitiliselt vähe. Ja sellepärast, noh, peame arutama, mida me siis homme ette võtame sinuga. Sest mina pean sinust väga lugu, sa oled väga mõttetark teadlane ja mul on vaja lisaabi. Ja homme ma lähen ühte kohta, Hiiul. Homme on esmaspäev. Ei, teisipäeval. Anna andeks, homme on ju Aivo Petersoni kohtuistung. Homme tuleb ju tema lõpukõne. Noh, teine osa, vaata, see sai ju katkestatud ja muud sellised asjad.